No nii, halleluja! Rõõm olla tagasi siin Pildiraadio eetris, sellepärast et esimene õhtu Will Grahamiga Lootuse ajal on saanud vaikselt lõpu sirgele. Ülistus on veel käimas, üks võimas õhtu on täna olnud, sellepärast et mitusada inimest tuli täna lava ette ja neid tuli sinna lava ette täpselt nii palju, kui kutse kõlas, mida Will Graham isiklikult peale oma jutlust esitas, et kui sa tahad võtta Jeesuse vastu oma ellu, siis tule ette. Sest sinna nad liikusid peaaegu 5 minutit kogu saalist, ümber saali. Ja ütleme nii, et Eesti rahval oli usku vähe, sellepärast et liiga vähe ruumi oli ees ja nad ei mahtunud sinna lihtsalt ära. Nii et see on see, mis siin Lootuse ajal toimub sellel festivalil koos ülistuse ja kõigega. Ja see on vägev. Ja ma arvan, et tegelikult midagi paremat ei oleks, kui ainult, et mina jagaks neid emotsioone, mida ma olen tundnud, näinud, kogenud, seepärast, et see, mis siin toimub, on võimas. Jumal teeb võimsat tööd. Aga küsime ka rahvalt, mida nemad on täna näinud, mida nemad on täna kogenud ja kes veel parem oleks, kui me saaksime kätte kellegi, kes on täna võtnud Jeesuse vastu kui oma isikliku päästja. Nii et proovime, tulge minuga kaasa ja vaatame, kelle me siit üles leiame. Tšau. Nii, väga hea. Esimene ohver ilusti olemas. Tere Karlale, mina kes oled sina? Mina olen Maarja-Liisa. Pildiraadio eetris oleme. Ma tahan küsida, et mida sina täna kogesid? Head keskkonda. Kas keskkond üksi on see, mis meil viib edasi või see on midagi muud? Ei, see ikkagi on turvatunne ja teadmine, et on midagi paremat. Ja sinul on täna see teadmine olemas? Jah, minul on olemas. Ja sellega sa lähed siit ja kas me näeme sind ka homme? Homme ma ei tea, aga järgmist nädalat kindlasti. Hea meel. Aitäh sulle. Õnnistust. Ja, tšau. Tšau. Väga hea. No näete. Juba räägitakse sellest, et keskkond on midagi, mis tekitab turvatunde, midagi, mis on oluline ja midagi, mis kuidagi läheb korda. Ja ma arvan, et see on midagi lahedat. Tšau sõber, tule siia! See on minu koguduse poisid, tule sina ka! Need on minu koguduse poisid. Ja poisid, ma tahan teid küsida seda, täna Pildiraadio eetris oleme otse, et esiteks, mis on teie nimed? Mark, Tom. No tervist, mehed! Mida teie täna kogesite? Ma ei tea. Mis sulle meeldis? Kõik meeldis? Mulle ka, nagu palju muusikat oli nagu. Muusika oli lahe? Jaa, väga lahe. Kas tulete homme ka? Ei. Ei tulegi? Ma ei tea tegelikult. Sa veel mõtled? ma ei tea. Okei, aga teate, ma ütlen teile ausalt, et homme on hea mõte tulla, seepärast, et homme on veel lahedam, kui oli täna. No, vaatame. Õige, siuke poliitkorrektne vastus, mulle meeldib. Ja mis sul Eesti rahvale öelda on? No, ma ei tea. Ei tea või? Jaa. Aga ütle midagi, mida sa tead ka. Kõike? Kõike tead. Kõike, aga mitte midagi. Seda tead, et Jeesus on kuningas? Jaa. No näed, ja sina tead ka? Jaa. No nii, siis sellega me lähme. Aitäh teile mehed, olge tublid. Jaa. Jaa. Tšau. No näed, selliseid mehi ka. Tean midagi, ei tea mitte midagi, aga võt, põhiasju teavad. See, et Jeesus on kuningas, jah, teame. Amen. No nii, tere vabatahtlik, küsime sinult ka. Kohanäite olid täna. Tere, kuidas on su nimi? Marko. Tere, Marko. Hea meel Pildiraadio eetris oleme ja küsime, mida sina täna kogesid? Mul päris ausalt tuli lausa pisar silma, kui ma nägin, kui palju inimesi tuli ette. See oli lihtsalt nii liigutav, see läks nagu lõikas kohe läbi. See oli tõsiselt liigutav. See on juba näha, et praegu juba kisub emotsionaalselt. Ma täiesti samastun sellega ja ma selle koha pealt tahangi nagu täpselt seda öelda, et miks me neid asju üldse teeme, eks ole? Miks me siin oleme teenimas, ongi täpselt nende jooks, kes täna sinna ette tulid ka. Mitmed sajad inimesed, kes astuvad, et anda... See oli lihtsalt nii võimas. Ja, et ma arvan, et see on see, millest me võime tänu tuua ja homme sama hooga edasi. Homme sama hooga edasi. Tule kindlasti. Loodame nii. Kuule, õnnistus sulle, Marko. Aitäh sulle. Aitäh. No nii, näete. Ei ole mina ainuke, kes kogeb seda, et on midagi erilist. Tere! Tervist! Kas tohib segada hetke? No jaa, ikka. Pildiraadio otse-eetris oleme ja kuidas on teie nimi? Artur Põld, Metodiste kiriku vaimulik. Suurepärane. Artur, kas tohib ausalt ja otse küsida, mida sina täna kogesid? No esiteks ma nutsin ja kõige tähtsam, mida ma üle elasin, pühavaimu puudutuse hästi tugevalt, eriti kui Ameerika ülistus algas peale ja et ma tunnetan Jumala atmosfääri väga kõvasti siin.
Kas süda rõõmustab nende meelt parandavate inimeste eest. Just ma seda tahtsingi küsida, et milline eriline võimalus on näha seda, et mitmed sajad inimesed tulevad ette. Just, ja ma läksin nendega sekka sinna ja jagasin neid buklette ja raamatuid ja võtsin, palvetasin ja tutvusin ja süda lihtsalt rükkas rõõmust tehes seda, nähes, millised nad on. Ja kuidas oleks sinu sõnum neile, kes täna veel ei ole jõudnud siia kohta, kes võib-olla homme kaaluvad, et võiks tulla siia kohta, et mida me võiks neile öelda? Ma ütlen nendele kõigile seda, et kindlasti tulge, sest homme tulevad minuga kaasa need, kes täna ei saanud tulla. Ja teile kõigile leidub siin kohta, Jumal koputab täna. Halleluja, aitäh sulle Artur ja õnnistatud festivali jätku. Aitäh ja teile samuti kõigile. Suurepärane, aitäh. Võimas. Oi, vabandust. Tere, kas sobib kui segan hetke? Ei taha, hästi. Segada. Nii, võtame ilusti viisakalt ligi. Kuidas on sinu nimi? Alice. Tere, Alice. Ma segan siin korraks, kui tohib. Ja, ikka tohib. Väga hea. Me oleme Lootuse aja festivalil ja ma tahan sult küsida sellise väga lihtsa küsimuse, et mida sina täna kogesid ja nägid? Mida mina kogesin? Nii hea oli vaadata. Me olime seal üleval enne sõpradega. Nii mega lahe oli vaadata, kuidas kõik need inimesed läksid sinna ette. See oli nagu õhtu highlight. Nii et see, et näha, et inimesed lähevad ja annavad elu Jeesusele, on midagi sellist, mis täna sinu südame lõi rõõmust rõkkama. Täiega, sest mul on mega kahju, kui ma täiega tahaks, et mu ema oleks saanud tulla. Aga nii, et see oli wow. Kas see võimalus on tal homme? Kahjuks mitte. Okei, aga selleks, et öelda ja julgustada teid, siis tegelikult ülekanne toimub meil billygraham.org kodulehe kaudu, nende official leheküljel. Nii et saad emale öelda seda ka, et kui ta soovib seda vaadata, siis homme tal see võimalus on täiesti olemas. Aitäh sulle, Alice, õnnistatud festivali. Aitäh. Väga hea. Ja teile ka üleskutse, et tõesti, homme on võimalus liituda selle laivi vaatamisega. billygraham.org, alt leiate selle lingi ja meie kanname üle ja tahame teile näidata seda, mis siin sündimas on. Nii et igatahes sellised võimalused ja me oleme tänulikud nende eest. Vaatan veel, kelle me siit üles leiame ja kellega me ilusti sõna saaksime võtta ja sõna teha. Ilusti ära. Oleks teile hetke aega intervjuul paarile küsimusele vastata? Mis raadiole? Pildiraadio. Kuressaare pereraadio? Ma tean, Siis võid? Noor Valter. Jah, just nii. No nii, rõõm. Küsitakse kohe, et mis raadiole, siis hakkame alles mõtlema, kas vastame. Minuga seisab siin kes? Rooso, härra Rooso. Mida oli siin Erik Rahkema? Meeldib. Tahtsin küsida, et mida sina täna kogesid ja mida sina täna nägid? No ma olen ise osalenud 2009, kui Franklin kõneles Saku Suurest, et ma olen seda asja nüüd seespoolt näinud varem ja teinud kaasa ja jutlus oli hea, aga selline akustiline, see ütleme, töötlus on imelik öelda, aga ta mõjub niimoodi, et ma isegi võib-olla ei kaetse, et mõni inimene ei tulnud, sest see, ütleme, kui inimesel on intelligentsem ja peenem arusaamine ja vaimulik huvi, siis ma arvan, et see eelnev osa, järgnev osa, seda ei soodusta kuidagi. Aga sõna seal ei võimas? Jah, aga see eelnev töö, see akustiline, see on tervist kahjustav isegi, ma tulin saalist välja. Et seda ma ei näe otstarvet, sellisel kujul vähemalt mitte. Ütleme, inimesel on teatud vagaduse tunne olemas, pieteedi tunne, et see ei ole nagu sellega seoses. Kas siin võib olla ka nagu mingi seos sellega, et miks meil on ka Eestis ja kristluses üldse erinevaid konfessioone ja lähenemisi sellele? Ei usu seda eriti.
sest see stiil, mis ei ole eriti, ütleme, see on teine üritus ja see ei haaku selle sõnumiga. Ütleme, kui inimene ei usu, siis mina kannatan ära osa asju, aga kui tuleb üks inimene, kellel on vaimulik huvi, või ütleme puht vaimne huvi, siis ma olen väga mures. Ja ütleme, ma ka praegust eriti ei julenud kutsuda inimesi. No ma saasin sõnumid oma 2 koolikaaslastele, kus ma olen õppinud. Ja ma panin ise kirja, et võib-olla kõik pole kõige parem, aga see on lihtsalt väga olulist. Ja nii ta oli ka. Kuidas sa ütleksid, et see, mis toimub siin täna, erineb sellest, kui käis tema isa Franklin Graham meile jagamas? Kahjuks mitte eriti, kahjuks mitte. Kahjuks mitte või õnneks mitte? Seal mul olid kõrvatropid, sest ma olin seal ka eesvalvetaja nõustaja. Panin kõrvatropid, aga see ei aidanud, sest see mõjub kogu kehast läbi. Bass on tugev? Et ma ei kujuta ette, et kui inimesed teevad sellist asja, nad peaks ju nendel puudub vaimulik tunnetus, ütleme, kes teevad sellist asja. Okei, väga huvitav, aga ma arvan, et see on samuti hea lähenemine sellele, et vagadus on samuti väga oluline osa Kristusest. No see on esmane isegi, esmane. See kuulekus Jumalale ja mitte, et meie ei kutsu Jumalat alla, meie hääl, akustika ei tekita Jumalat ju. Ei tekita. Sellega ma nõustun, et hääle ja akustika meie Jumalat kindlasti ei tekita, küll aga sellega me saame ülistust Jumalale tuua. See on küll. Ma ei ole kindel. Ma ei kujuta ette, kui mul lapsed ja lapselased tulevad minu juurde sellise lärmiga. Ma ei kujuta ette. Aga ma arvan, et nii nagu imikest tuleb maailma, kes esimese asjana teeb lärmi, siis tihtipeale see ei ole mitte raske kuulda vanematele, vaid see on kõige eelisem asi üldse, mida nad kuulevad. Mu vend ütles, kui tal esimene laps sündis, et see lapse nutt on kõige ilusam muusika. Aga see on täitsa teine maailm. Siin on täie teaduse juures tehtud. No selles see mure ongi, see on täie teadus juures. See ei ole mitte, me ei ela mitte primitiivkultuuris, vaid see on täie teadusega. Just selles on probleem, jah. Okei, selge. Ehk siis sellises lähenemise võtmes, mida sina nagu näed, on see, et muusika sellisel kujul, nagu see siin on täna, on takistuseks sellele, kuidas Will Graham oma sõna jagas. Need on eri maailmad. Okay. Ja ütleme, küsimus pole isest muusikat, vaid muusikat tegijatest hakkab kõik peale. Muusikat tegijatest. Selge. Aga aitäh sulle sinu mõtete eest, aitäh sulle sinu avatuse eest. Õnnistust ma vaatan pildiraadiot päris sageli ja kuulan pereraadiot ka, aga mitte kõik asja ei taha kuulata. See on arusaadav, aga sellest on meil suur rõõm, et sa siin sellegi poolest oled ja olid ka aastal 2008 ja nägime samamoodi ka täna elusid pöördumas Jumala poole, mis ongi kogu asja eesmärk. Jah, täna Jumal. Amen. Jõuda tööle ja. Suur tänu, aitäh. No võt, siuksed mõtted ka. Ja ma arvan, et see on ka nagu oluline osa tegelikult mõista seda, et ongi eri asjad, mis meile meeldivad. Ja see ei ole üldse häbiasi. Ja sellepärast ma ei tundnud, et ma peaks lõpetama seda vestlust kuidagi sellest, et mida mina arvan, et mulle see ju absoluutselt meeldib, mis siin toimub. Ja vastupidi, võib-olla mina isegi tunnen, et see on osa sellest. Aga ma arvan, et ka vaimutunnetuse koha peal me peame olema üsna ettevaatlikud. Esmatähtis võib olla vagadus mõne jaoks, teise jaoks, nagu ka minu jaoks, on esmatähtis usk. Usk elavasse Jumalasse, kes väärib minu kiitust, ükskõik mis kujul ja ükskõik mis olukorras, ükskõik mis alal ja osad teevad seda sellise muusika läbi, teised teevad seda teise muusika läbi ja mina arvan, et see ei ole häbiasi, vaid see on asi, millest rõõmu tunda. Siin paistab ka minu pastor ja lähme küsime pastorilt ka. Tere! Ei, tule. Kõigepealt vaatame. Paar küsimust. Ja, tulge teiega. Lihtne, 2 küsimust. Tulge. Ise oled tiimis veel ka. Teresa. Võtame hoopis teid ette. Jube mugavad. Ei, ma kohe lähen piinama. Ütle kui. No nii, leidsimegi pastori üles. Pastor Tarmo Lilleorg, minu koguduse pastor, minu karjane. Mul on hea meel sind tervitada siin lootuse ajal ja esiti, Tarmo, ma tahan lihtsalt küsida sinult seda lihtsat küsimust, et mida sina täna nägid ja kogesid? No see on ju maailma parim sõnum.
mida me kõik kuulsime ja osa saime. Ja mis saab veel parem olla, kui inimesed reageerivad sellele ehk võtavad vastu Jeesus oma isiklikuks päästjaks, õnnistajaks. Ma ise, mul tuli kõik meelde see, kuidas mina tulin ükspäev päästmisele. Ja see oli nagu täiesti uus elu algas, kõik sai ümber pööratud, uued sõbrad, täiesti uus maailm. Nii et mõnes mõttes ma kogesin ise sama, aga siis sa saad olla kellegi kõrval, kedagi julgustada ja jagada seda imehetke koos temaga, see on fantastiline. Just, ja sellest ju tegelikult hakkab ka see jüngerlik teekond. Et samm, mida me astume Jumala poole, see esimene samm, kui me saame tema lapseks, on alles kõige algus. Mis hakkab edasi saama, on küsimus? No see on põnevama seikluse algus üldse, nagu sa isegi ütlesid, et nüüd hakkab töö pihta. Nüüd tuleb võtta hoolt nende armsate inimeste eest, leida aega, tegeleda nendega, kuulata neid, armastada neid, panna kõik mängu, kogu oma tarkus ja oskused, mis meil on. Kui mina näen kedagi, kes on tulnud usule, võib-olla mu sõber, võib-olla keegi, kelle ma olen täna võtnud siia kaasa või kelle ma võtan homme siia kaasa, kui meil uuesti see võimalus on siia tulla, et kuidas mina saan olla nende jaoks olemas, kuidas mina saan juhtida neid sellel teekonnal, kui ma võib-olla ei tunne ennast nii kindlalt, kas see peab olema pastor, kas see võib olla ükskõik kes? No usu inimestena me ABC-d ikka teame. Jumala sõna, palve ja hool armastuse näol. Olla inimese jaoks olemas täpselt seal, kus tema on. Oma eluolukordade, keerdkäigude, tihtipeale suurte küsimustega, mis meil kõigil ju tegelikult on. Jumala kohta, elu kohta, miks on nii, miks on naa. Aga olla kaasas taga, minna taga esimesed kilomeetrid või esimesed hetked taga koos, et ta tunneks, et keegi hoolib, et keegi on ta kõrval. Ja tegelikult Jumal aitab ja juhib seda protsessi väga kindlalt iga inimese juures. Ta saadab inimestele abilisi, ühel ajal on üks inimene, sealt tulevad uued sõbrad, kes toetavad, julgustavad ja me näeme, kuidas Jumal kogu aeg võtab inimestest hoolt. See ei ole nii, et inimene on kuskil ripakil. Jah, meil on oma vastutus ka loomulikult selle protsessi juures. Nii et ma julgustan kõiki selles mõttes, et kui sul on keegi naaber, sõber või tuttav ja kes on kuulnud evangeeliumi, siis ole lihtsalt talle olemas. Ole kui sõber olemas talle. Võta aega, mine kohvikusse, kuula teda, paluda eest. Väike trefunks. Jah, absoluutselt. Suur tänu, Tarmo, õnnistatud festivali jätku sulle ka. Aitäh sulle. Sulle ka kau. Võimas. Nii hea on minna nende inimeste juurde, kes ka enda jaoks on sellised nagu eeskujud nii vaimulikult kui igas mõttes. Sest ma arvan, et see sõnum, mida tegelikult Tarmo edastas, ei ole sõnum ainult mulle, kui tema nii-öelda all olevale, eks ole, Jeesuse järgijale, tema koguduse liikmena, vaid kutse meile igale ühele armastada oma ligimest. No nii, peatame siit veel kellegi. Tere! Kas võib peatada teid hetkeks? Vene keeles. Kas saate vene keeles meile jagada, et mida te kogesite täna? Очень понравилось, просто очень, слава Богу. Слава Богу? Слава Богу. Да. Аллилуйя. Аллилуйя, амин. Аминь. Спасибо большое. Ma vene keelt palju ei mõista, aga nii palju ma saan aru, et Jumal on hea ja selle eest ta tõi Jumalale tänu ka, nii et elagu Jumal, oleme tänulikud. Ei peagi vene keelt palju oskama selle jaoks, et mõista, et issand on hea, kellegi inimese elu sai muudetud, võimas. Siin ma tahangi. Väga hea, no nii. Järgmine mees jõudis minu juurde. Tere, kes oled sina? Mina olen Jack Brereton, ehk siis minu venduna korraldustiimis ka siin. Väga hea. Jack, ole nüüd aus. Mida sina täna kogesid? Mina kogesin seda, et evangeeliumit jagati ja see on kõige tähtsam sõnum, mis on üldse võimalik kuulda ja rääkida. Et see oli väga hea. Ja kuidas siis venna korralduslikule poolele otsa vaatad? Kas on mingid tagasisidet ka anda tänasest? Bussid olid kohal, inimesed on siin, kõik on väga hea. Et üks päev veel, et siis saad veel rohkem inimesed tulla ja väga hea. Tuled homme ise ka sõbraga? Muidugi, sõbraga, väga õige. Et just tooge sõbrad ka kaasa. Aitäh sulle ja õnnistust. Sulle ka. Väga lahe. No nii, vaatame, kes siin meile veel paistavad. Siin on keegi piibliga. Tere. Ei, selge. Pole probleemi. Vaatame.
tere! Tohib 2 küsimust. Tervis! 2 küsimust Pildiraadiole, Kuressaare Pereraadiost oleme. Nii. Kuidas on teie nimi? Minu nimi on Raido. Tere Raido, mina on Karl. Väga meeldib. Ma tahaksin sinult küsida sellised 2 küsimust, et esiteks, mida sina täna kogesid? Jumala lähedust. Jumala lähedust kogesid. Kuidas see sinu jaoks väljendub? See on osaliselt sügav isiklik tunne, mida saab ainult, mida ei saa väga täpselt kirjeldada, aga inimesed, kes on seda kogenud, teavad, mida see tähendab. Ja teine on see, mida sa näed, mis sünnib sinu ümber. Kui täna, nagu ma vaatasin neid inimesi, kes tulid ette, et see, ma mäletan eelmist sarnast üritust ja see hämmastab iga kord. Et kuigi sa oled seda näinud varem, siis see hämmastab iga kord, et see midagi sellist. Aga see on raske sõnades kirjeldada. Ma nõustun sinuga täiesti ja sellepärast, et üleloomulikku ongi väga raske sõnades kirjeldada. Jah, ma olen nõus. Aga kui meid on loodud Jumala näo järgi, nii nagu ka Will Graham täna meile lavalt ütles ja üleskutse tegi tuues paralleeli sellest, et patused me oleme kõik, aga Jeesus on surnud meie kõigi eest, siis kuidas meie peaksime seda oma eludes üldse ükskõik mis keskkonnas välja elama? No kõigepealt tuleb aru saada, mida see nagu tähendab minu jaoks. Ja siis see tähendab seda, et ma kõigepealt õpin Jeesust tundma, kes ta oli, mis oli tema mõttemaailm, kuidas ta tegutses. Ja siis ma teen kõik endast oleneva, et elada samade väärtuste põhiselt, nii nagu Jeesus. See on see, kuidas mina seda kirjeldan enda jaoks. Suurepärane, aitäh sulle, ilusat festivali jätku. Aitäh sulle, jõudu. Tarvis. Aga jaa, me lähme vaatame nüüd foajee poole ka, sellepärast, et seal on ilusti ka Billy Grahami tütarorganisatsioon. Nii et Evangelica Associationi tütarorganisatsioon, kes tegeleb millegi väga põnevaga üle maailma ja sellest juba hetke pärast. No nii, minul on hea meel tervitada siin minu korral ühte meie vabatahtlikku ja härral on ka ilus särk selles, kus on siuke ilusti tikand ka. Kes te siuke olete ja mis te siin teete? Minu nimi on Enno ja mina täna siin annan võimaluse koguduste liikmetele ja koguduste juhtidele tutvuda siukse projektiga nagu Operatsioon Jõululaps. Kuidas selline operatsioon väljendub ja kaua see on Eestimaal toimetanud? Esimest korda Operatsioon Jõululaps tuli Eestisse aastal 98-99 ja tollel ajal siis mina kui koguduse pastor liitusin selle projektiga ja hakkasime tegema lastele jõuluüritusi, jagama kingitusi, kuulutama head sõnumit Jeesusest ja niimoodi sündis ka meie kogudusel lastetöö, mis kestis oma pea 20 aastat, nii et selline see projekt on olnud meie jaoks. Ja läbi selle organisatsiooni kuidas sa julgeksid väita, et kui palju inimesi nii Eestis kui ka tegelikult üle maailma, kelle alla te kuulute, on saanud puudutatud? Ütlen nii, et kingitus on evangeeliumi võimalus. Ja nüüd mõned aastad tagasi Samaritan Spurs Operatsioon Jõululaps tähistas 30. juubelit ja selle ajaga on jagatud 200 miljonit kingitust üle kogu maailma erinevatesse paikadesse. Nii me võime öelda siis, et 200 miljonit last on saanud puudutatud evangeeliumiga selle teenistuse kaudu. Suurepärane ja ma tahtsin seda numbrit teada täpselt sellepärast, et ma tean, et ma olen üks nendest lastest, kes on saanud tegelikult puudutatud selle kingituse kaudu ja mina kuulun see 200 miljoni hulka. Väga kõva sõna. Ja sellest on suur hea meel ja tänu sellepärast, et alati neid võimalusi pole olnud. Ja ma arvan, et see, mida teie teete oma organisatsiooni kaudu teete ja kutsute üles tegema, siis tegelikult on teil väga kihvtid materjalid ka, mida ma tahaksin nagu näidata ja võib-olla saaks tutvustada ka, et mida kogudustel täna, millest neil võiks kasu olla. Ja, aga enne veel, kui sa tutvustama hakkama, ma tahaks küsida sinu käest ka küsimuse. Ütle mulle, kas sina tead, kui palju elab Eestimaal lapsi vanuses 0–14? 0–14 vanuses. Ma arvan, et umbes 300 000.
tubli poiss ja sa panid väga lähedale sinna. Ja see on see vanus lapsi, kes tegelikult on jõulapse nii-öelda siis sihtgrupp. Võib-olla mitte seal 0 kuni, ütleme vastsündinud mitte, aga ülejäänud seal teismelise vanuses on kindlasti see sihtgrupp, kelleni kogudus võiks nende kingituste ja evangeeliumiga jõuda. Aga nüüd materjalid siis. Materjalid, jaa, vaatame üle. Sellepärast, et siin on erinevaid asju ja nüüd ma tahakski Enno teada, et lihtsalt, et mis need täpselt on ja kuidas need võivad olla kasulikud meie kogudustele üle Eesti ja tegelikult üle maailma. Ja kõigepealt ma alustaksin võib-olla sellest samast teenimisjuhendist. See on mõeldud siis kõigile nendele inimestele, kes tahavad liituda jõulapse projektiga ja saada koolitatud, et teha lastele põnevaid ja atraktiivseid lasteteenistusi. Et siin kogu juhend materjal on siis nii-öelda õpetajale. Siin on kõik vajalik olemas, mis on siis eduka lastetunni läbiviimiseks. Kuidas ette valmistada, kuidas viia läbi evangeelset üritust, kuidas tunde ette valmistada, kuidas meeskonda moodustada ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik on nagu siis väga hästi ära kirjeldatud. Võib-olla järgmine osa ma tutvustaks sellist raamatut nagu Võrratu teekond, see on siis järeltöö tund lastele. Ja siin nii nagu selles juhendraamatus on 12 tundi, see on nüüd siis lastele mõeldud raamat, kus on 12 tundi ja lapsed saavad siis ise selle raamatu endale. Selles raamatus on ka iga peatüki kohta olemas võtmesalm või kuldsalm, mida laps saab endal siis isiklikult kaasa võtta. See on väikse pildiga, võib-olla saab mõnele oma sõbrale lugu rääkida, mis just tunnis räägiti ja kõik, kes on Võrratu teekonna läbi käinud, saavad endale sellise tunnistuse. Et nagu akadeemiline kraad ka juurde siia. Ja loomulikult, kui on Võrratu teekonna koolitus läbi käidud, siis Uus Testament, mis on väga lapsesõbralik, väga lapsepärane, samade toonide, samade värvidega, nagu kõik muugi materjal on. Võib-olla veel tutvustaks sellist foldikut, mis on mõeldud kogudusele, kes soovivad saada jõulapsega partneriks, ehk siis, kes tahavad midagi teha laste jaoks. Ja siin on kogu informatsioon olemas ja selle kaudu saab siis liituda, kontakti, kuidas liituda meie projektiga. Aga kui ma olen nüüd vaataja ja ma olen kodus ja mina seda voldikut kätte ei saa füüsiliselt, siis kus ma veel infot saan selle kohta? Tuleb minna kodulehe aadressile joululaps.alliance.ee, ka seal on olemas informatsioon meie kohta, sealt leiab ka kontaktid, kui on soov meile kirjutada, siis occ@alliance.ee ja me saame ka siis meili teel teile vastata, kui on küsimusi. Suurepärane. Enno, aitäh sulle selle töö eest, mida sa teed. Ma näen, et siin on ka venekeelset materjali, et see ei ole ainult Eesti kogudustele, et selles mõttes suur tänu ja ka minul isiklikult, et siuke asi mulle rõõmu on toonud. Aitäh kutsumast, soovitan kõikidele kogudustele mõelda selle peale, nii nagu Jeesus ütles, et laske lapsed minu juurde tulla, sest enne päralt on taevariik, on ju. Et lapsed on Jeesuse südames. Amen. Ja kellele siis kingitust ei meeldiks saada. Nii et sellest on hea meel, Enno, aitäh sulle õnnistatud festivali jätku. Aitäh, teile ka. Tere, tohib peatada sind parem? Väga hea. No nii, oleme leidnud järgmise inimese ja mul on lihtsalt 2 küsimust sulle. Esiteks, sa oled meil tiimi liige. Mida sa siin teed ja mida sa siin teed? Mina registreerisin palvenõustajaid. Just. Ja kuidas sa üldse sattusid siia niimoodi abiliseks? No mina olen siis Betania koguduse liige ja lihtsalt kutsuti, meil on väga palju meie koguduse liigeid siin ja lihtsalt olin kohe valmis, tean, et see festival on väga oluline üldse Eesti jaoks ja meie koguduste jaoks, et lihtsalt olin valmis. Ja mis on sinu nimi? Mina olen Anna. Anna, mida sina kogesid täna? Mina kunagi pole mõelnud, et mina olen nagu Varnavas, et see on väga selline huvitav võrdlemine, et mitte lihtsalt, et mina olen nagu minu patud on süüdi, mina olen põhimõtteliselt samamoodi nagu Varnavas. Minu tõttu on Jeesus läinud ristile, et see on selline mõte, millega ma siit siis lähen ära. Suurepärane ja loodetavasti tuled ka homme tagasi koos sõbraga. Tulen küll. Hea meel, aitäh sulle Anna ja õnnistatud festivali jätku.
aitäh! Super, lahe. Vaatame, kes siin veel paistavad. Tervist! Me ei ole Pildiraadiost, Kuressaare Vere raadiost. Nii. Kiire tunnistus. Kiire tunnistus siit härralt, kes läks ka täna ette, kui tehti üleskutse minna. Nii et, mis tunnistus on? Et mul kadus täielikult peavalu ja ka Silverist läks selgemaks ja maavalud kadusid. Et sain täiesti täielikult, kuigi päästepalvet ees ma lugemas ei käinud, sest ma kõike tean, aga üldiselt olen ma saanud terveks TTT-l, et silmadel kae kadunud, maavald kadunud, kõik, et täiesti terve, ja seda Lootuse festivali olema osal 3 kuud ja lõpuks on see käes. Suurepärane. Hea tunnistus ka sinu poolt ja kuidas sinu nimi on? Oliver, ma käin Kalju koguduses, Kalju baptisti koguduses, mis on väga eriline kogudus. Hea meel, Oliver, ja aitäh sulle su tunnistuse eest ja ma usun, et sa nõustud minuga, kui ma ütlen, et Jeesus tegi su terveks. Amen. Amen. Suurepärane tunnistus. Aitäh, Oliver. No näete, ka tervenemisi ja kõike muud. No niin, kiva juttu. Mennään vaan. Ja sitten mä tuukkaan väliälle myös. No niin, leitsimme sõbrad Soomest, on tulnud siia ja kohe küsimegi, et miksi te olette tullut tänne ja mikä on teidän nimet? Kasper ja tultiin seurakunnan kanssa tänne. Urkki ja seurakunnan kanssa tultiin. Iida ja seurakunnan. Iida ja seurakunnan kanssa. 2 Iidaa täällä. Iida ja Iita. Iida ja Iita. No näed, Iida, Iita ja teised sõbrad veel on tulnud siia koos oma kogudusega Soomest. Mistä päin te olette tullut? Ruukista Siikäjoelta. Siikäjoelta? Oi että, missä se on? Se on niinku Oulusta vähän niinku alaspäin. No niin, nad on Oulu lähedalt tulnud Siigasta ja on tulnud siis siia teenistusele. Saako kysyä, että mitä te tänään niinku koette? No, tänne tultiin niinku tänne niinku kuuntelemaan tätä musiikkia ja kaikkea tämmöistä. Tutustumaan uusiin ihmisiin. Eks siis on tulnud siia kogenud seda, et nad on tutvunud esiteks uute inimestega, kuulnud head muusikat. Mitä luulit tuosta sanasta, mitä Will Graham sanoi tänään lavalta? Oli se kyllä ihan mielenkiintoinen, että sai ajattelemaan ja niin. Onko se itse uskossa? Kyllä on, joo. Mä sain myös virolaisen Uuden testamentin ja psalmi, mutta mä ymmärrän video, mutta mä annan sen mun virolaiselle kaverille. Se on aika hyvä idea, mutta. Kyllä. Ehk siis meil sõber on täiesti usklik, tänane sõna talle väga meeldis, ütles mielenkiintoinen ja selle kõrval sai ka eestikeelse piibli, mille ta tõenäoliselt annab oma eesti keelt kõnelevale sõbrale, sellepärast et ta on ise soomlane. Nii et see on hea point. Mitäs tytöt, mitä te tänä koette ja mistä te niinku tykkäätte tänä illalla ja tuuks te huomenna takaisin? No, varmaan tykätään siitä, että saa olla kavereiden kanssa. En mä tiedä, ei me varmaan huomenna tulla takaisin. No en ole varma, me saatetaan tulla takaisin, tästä ei tulla, mutta no, se oli ihan kiva ja sille ei ole ennen käynyt, niin oli ihan mukava kokemus. Mõnus kogemus, küsisin, mis teile meeldis, mida nad kogesid, ütlevad, väga mõnus on siin olla. Hea seltskond, sõpradega koos, ülistada Jumalat, kuulda Jumala sõna. Nii et see on midagi erilist. Kiitos teile, kaverit. Kiitos. Kiitos. Kiitos, aitäh. Aitäh. Väga lahe. No näete, saab niimoodi ka. Hello. You're from the team. You speak English? Yes, I speak English. Räägib inglise keeles. Who am I here with? Who am I here? What is your name? Hello, my name is
David. I'm from Georgia. David from Georgia? Yes. Oh. And I'm a team member of, we came here for a mission. We went yesterday and day before yesterday in a city. We invited people here and also we preached gospel. We preached gospel to some people. We had some short and some long conversations. Ehk siis David, kes on tulnud Gruusiast ja on siin koos oma tiimiga, on tulnud selleks, et jagada sõna elavast Jumalast. Ja on käinud juba tänavatel, kutsunud ka inimesi siia ja jaganud neile sellest, et kes on Jeesus. What have you taken from today? What did you like? So today I was mostly helping the team to give away simultaneous translation things, but I also heard great preaching from Will. Yeah. So I think that was the most basic and simple explanation how a person can be saved by Christ. So I think it was a really great thing, and if people listen by heart, they could have made a choice that would change their life. Nii et vend Gruusiast meile räägib täpselt sellest, et tema esiteks aitas täna väga palju oma tiimi, aitas neid, kes on siin, aitas inimestel saada kätte oma tõlkesüsteemid ja teiseks kiitis ka väga Will Grahami sõnumit, mis ta täna lavalt jagas. Et nii lihtsal viisil, kuidas on võimalik tegelikult Jumala sõna edasi anda ja inimesi usule kutsuda. Thank you and God bless. Thank you and God bless you. Thanks God for this date and for this conference. Ja, suur tänu tema eest, suur tänu Jumalale ja suur tänu Jumalale selle konverentsi eest. Thank you. Väga hea, vot. Ja nüüd ei ole midagi, kui vaatame natuke edasi ka. Jo. See on nagu Suara lähedus Eestlased Kristjani raadio, Pildiraadio. Kas me hakkab minema? Ma olen natuke teil mõttekaid, aga te olete nagu valmis kõik juba. Issiga koos on? Aha. Ma mõned teeme. Hea hilis. Ema ja poeg ütlevad. No nii, oleme siin ühe vabatahtliku tiimiliikmega, mu hea sõber Märtel. Pärtel, ole hea. Vabatahtlik, mitte varatahtlik. Vabatahtlik. Vabatahtlik. Aga ma tahaks sul, Pärtel, küsida seda, et mida sina täna nägid ja kogesid? Mulle meeldis näha seda, et ikkagi päris paljud inimesed läksid sinna altari kutsele. Et see oli nagu, ma arvaks, et mingi 600 inimest ma julgeks öelda silma järgi, et järelikult inimesi puudutas. Ma natuke vaatasin sinna rahva sekka ka ja minu meelest ikka päris palju võõraid nägusid, tähendab ikkagi uusi inimesi tuli sinna nii-öelda, ma usun päästele siis. Ja ütle mulle ka ausalt, et mis täna sind puudutas? Ma ei oska niimoodi öelda, mis konkreetselt mind puudus, aga see pani nagu mõtlema võib-olla kõik see nii-öelda Willi sõnum, et täna on sinu võimalus kasutada seda. Amen. Amen. Ja ma arvan, et tegelikult selle peal me saamegi väga tugevalt täna ka seista. Kristlastena ka, et see ei ole sõnum ainult nendele, kes on mitte kristlased, vaid see on sõnum ka meile, kes me oleme võib-olla juba pikalt usus olnud. Jah, selle mõttes iga päev peame, ma arvan, uusi valikut samme tegema. Et noh. Väga hea, Pärtel, aitäh sulle, õnnistust ja aitäh sulle. Õnnistust. Väga lahe. Eesti tegi nalja vaadata, vabada.
olen leidnud siit rahva seast üles meie 2 Eesti bändi liiget. Meil on tohutult suur bänd ja kellega ma siin seisan? Janeli Kuusk. Priidik. Janeli ja Priidik, palun öelge meile, et kuidas üldse selline suur võimas bänd sai komplekteeritud sellise ürituse jaoks? Ragne ja Matteus komplekteerisid. Meil olid bossid, Eesti bossid olid. Eesti bossid võtsite sinna kampa, ja? Kuidas üldse on tunne sellisel laval seista ja teha ülistust nii mitmele 1000 inimesele ja üldsegi, et mis südamega te ise nagu sellesse läksite nii tiimina sisse kui ka isiklikult? No kindlasti ülivõimas, sest et ega väga tihti Eestis ju selliseid üritusi ei tehta. Aga ma usun, et me kogu tiimiga, bändiga läksime ikkagi alandliku südamega, sest et me väga palju nagu ikkagi ka koos otsisime Jumalat, palvetasime ja üldse kogu see meeskond, kes seda siin korraldab, nagu ka täna hommikul meil oli ikka väga mõnus siuke devotional aeg, et see ei ole nagu naljaasi, et me tuleme siin rahva ette, teeme mingit muusikat ja see on ikkagi nagu sügavam kui lihtsalt muusika. Kui kaua te olete bändina üldse ette valmistanud selleks, et see, mis täna siin on ja homme siin on, teie poolt saaks nagu nii võimalikult hästi tehtud, kui te saate? Et millal te hakkasite ettevalmistusi tegema ja kaua need on kestnud? Isegi ei mäleta, millal täpselt, aga... Septembri lõpus vist. Septembris. Jah, septembris, jah. Ja üks üritus oli meil ennem juba Metodistis, kus me mängisime koos siis esimest korda nagu avalikult. Ja eile veel tegime pikalt proovi. Tublid. Ja mida siis lühidalt teie ülistajad täna nägite ja kogesite? Nägime, et Jumal puudutas inimeste südameid, et väga äge ja väga võimas oli. Jah, et mina tahaks isegi ühe tervenemisloo rääkida, et mul täna hommikul oli ikkagi väga tugev seljanärvi põletik ja enne ka hommikul me palvetasime ja praegust ma nagu, on ikka hoopis teine asi nagu, et jah, Jumal teeb terveks. Tänu Jumalale, aitäh teile, teie tunnistuse eest, teie teenimise eest. Priidik, Janeli, olge väga õnnistatud. Aitäh. Aitäh. No näete, see on täitsa tõsi lugu. Ka ülistajad on täiesti tavalised inimesed nagu me kõik. See tiim, mis on suur komplekteeritud meil 22-liikmeline ülistusmeeskond Eesti poolt. Ma arvan, et see, et me üldse saime siit kiiresti nendelt sõna sekka sellele, et mis üldse on ettevalmistusosa olnud ja kuidas ka tegelikult nemad ise näevad seda kõike, et sellised asju, nagu Janel ütles, ei toimu kahjuks Eestis väga tihti. Ja kui kaasatakse meid ja kaasatakse meie tiimi, siis see on suur au privileeg Jumalat ülistada, Jumalat teenida ja ka läbi selle, issand andku, saada ka terveks. Nii et oleme tänulikud nende tunnistuse eest, nende elude eest ja nende teenimise eest ja loodetavasti saame seda näha ka homme. Vaatame veel hetke ringi, enne kui me tõmbame siin tänaseks otsa kokku, et kas me leiame kellegi veel. Hoid, see on leib ka siin.
Ole õnnistatud. Aitäh. Kui palju teid Jõhvist tuli? Bussi täis 50. No nii, ütle kohe. Juba rääkisime. No nii, oleme jõudnud nüüd siia ja oleme viimaks võtnud kättega selle, kellega me siin enne üritust saime viimasena rääkida, minu isa. Ja räägi siis, Allar, meile, et mida sina täna nägid ja kogesid? Kõigepealt on see, et kallid Pildiraadio kuulajad, nüüd on aeg mantlid võtta ja koju minna. Et homme värske jõuga tagasi tulla. Mulle meeldis, õieti ma ütlen 2 asja. Esimene asi, mis mind puudutas, on see, et evangeeliumi lihtsuses on jõud. See ei ole mingi trikitamine ega mingisuguse sõnaosavuse mäng. See on lihtne sõnum. Jeesus tegi meie eest kõik. Me peame selle kingituse vastu võtma ja ma olen õnnelik, et see tuli nii vahvalt esile. Teine asi, mis mulle õhtul meeldis, see on selle esimese asja juures, on see, et inimesi julgustab see, kui palveabilised lähevad ette kõigepealt. Hakkavad vaikselt minema ja siis juhe tuleb järgi, halleluuja, ja täna oli vägev juhe, nii nagu te kindlasti juba olete ekraani pealt näinud. Ja teine asi, mis ma ütlesin ka enne, et ma olen niisugune arenenud kriitikameelega, andke mulle andeks, kallid vaatajad ja kuulajad, aga et see paus läks liiga pikale. Oleks pidanud vähem rääkima ja rohkem palvetama ja bänd oleks pidanud alustama juba kohe nende muusikalauludega, vaiksete lauludega. See oli vägev. Nii peab olema, minu meelest see on väga õige. Kui inimesed on kuningriiki, siis algab celebration, siis algab juubeldamine, sest see on pidu. Ja see ei ole mitte üksi pidu see, et meie tahame pidu pidada, vaid piibel ütleb meile väga selgelt. Ühest inimesest, kes pöördub Jumala poole, usub temasse, on taevas hea meel, nii et inglid laulavad. Kuule, täna on kõva laulupidu olnud, nii et, ja siin ka, ja mul on hea meel, et ameeriklased just nii lõpetasid, et parem vein jätakse lõpuks pidu selle peale, kui inimesed usule tulevad. Halleluuja, tulge homme jälle, ära jää tulemata, kuule ükskõik, kus sa vaatad, kuulad, tule kas või välismaalt. Tere tulemast, kell 4, Tondiraba ikka mahub veel, laajalla veel mahub, nii et seda ma täna nägin, ja aitäh. Aitäh, Karl, sulle ka tubli oli. No, katsume hakkama saada. Vot, selliste mõtetega siit täna lõpetame, homme oleme tagasi ja nii nagu on ka juba käinud läbi, siis issand on hea. Ja meil on hea meel sellest, et sina oled meiega liitunud, kuulanud, olnud kaasas ja kõige olulisem on see, et ole kaasas meiega ka homme. Seepärast, et homme on meil eriline võimalus vaadata seda laivi koos, vaadata laivi Pildiraadios, vaadata laivi Billy Grahami kodulehel ja sellepärast, et Jumal teeb head tööd Eestimaal ja ärkamine on saanud alguse, kui keegi seda varem ei uskunud, siis saa uskuma nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Õnnistatud õhtut teile kõigile.